üllatusteks valmis. Coolbet. Tere tulemast tagasi vaatama Eesti kõige eksootilisemat reisiseiklust Sander Valge Hiinas. Eelmises episoodis võtsime aja maha ja veetsime päeva Taiyo kalurikülas. Kohas, kus aeg liigub omas tempos ja elu tundub lihtsam. Siin vanas kalurikülas ringi kruiisides tekib küll selline tunne, nagu oleks läinud umbes 200-300 aastat ajast tagasi. See on tõepoolest uskumatu vaatepilt. Kõik need majad, mis seisid kindlalt vaiadel ja otse vee peal. See on midagi sellist, mida ma ei oleks osanud arvata ja kõik see tundus justkui mingist teisest ajastust. Nägime ujuvaid maju, otsisime roosasid delfiine, keda kahjuks küll ei kohanud ja jalutasime küla risti põiki läbi. Põnevust ja rahu, kõike jagus. Aga siin just ennist nägin ühest majapidamisest. Tuli number 2 otse põrandast välja ja sulpsti vette. Aga aitab tukkumisest. Täna viin teid suurlinna, mis ei maga ei päeval ega öösel. Hong Kongi. Welcome to Hong Kong! Sukeldume maailma kõige tihedamasse metropoli ja vaatame, millised kohad on tõesti külastamist väärt ja millised on lihtsalt turistilõksud. Yes, thank you. Niisiis püsige lainel, sest ees ootab lõbus ja tempokas pool tund. Sander Valge Hiinas alustab nüüd. Hong Kong on linn, kus üle 7 miljoni inimese mahub alale, mis on väiksem kui Hiiumaa. Aga pilvelõhkujaid on siin rohkem kui kusagil mujal maailmas. See on linn, kus ultramoodsad superautod ja nostalgilised trammid eksisteerivad kõrvuti. Kaos ja kord põimuvad ning rohelised mäed ääristavad pilvelõhkujate džunglit. Kui ajalugu korraks sisse tuua, siis 1841. aastal hõivasid britid selle ala, hoidsid seda enda käes üle sajandi ja andsid 97. aastal Hiinale tagasi. Ja on teada, et see polnud just kõige sõbralikum lahutus. Hong Kongi jõudis brittideni oopiumi sõja tulemusena. Britid soovisid Hiinaga kaubelda, aga Hiina keiser polnud oopiumi impordist kui sellisest väga huvitatud. Siis tekkis loomulikult konflikt, mille britid võitsid ja selle tulemusena võtsid nad Hong Kongi endale. 1997. aastal sai aga siis brittide selline 99 aastat kestnud rendileping läbi, mille tulemusel nad pidid siis Hong Kongi Hiinale tagastama, aga tingimusel, et vähemalt 50 aastat kehtib siin Hong Kongis eraldi majandussüsteem ja elustiil. Aga nagu me teame, siis suhe Hiinaga pole just kõige sujuvam olnud. Kuigi brittide lahkudes lubati Hong Kongile 50 aastat osalist iseseisvust, on Hiina haare aasta-aastalt tugevnenud. Protestid, meediavabaduse piiramine ja poliitiliste vastaste kadumine on saanud kurvaks reaalsuseks. Ja kui lisada siia veel äsja valminud 55 kilomeetri pikkune sild, mis ühendab Hong Kongi mandri Hiinaga, siis see ühendus pole mitte ainult füüsiline, vaid ka poliitiline. Paljud hongkonglased kardavad, et nende linn kaotab eripära kiiremini, kui algselt lubati. Tere tulemast Hong Kongi, uus päev ja meie oleme siis teel kesklinna. Sõidame praegu siis taksoga ja muuseas taksodest rääkides siin 7,4 miljoni elanikuga Hong Kongi linnas on ainult 16 000 erinevat taksot, nii et taksode peale käib ka tegelikult päris kõva rebimine ja üsna tihti on levinud ka sellised juhtumid, kui tellid endale näiteks Uberi, siis taksojuht ei leia siin lihtsalt ülesse, sellepärast et inimesi on ühe ruutmeetri kohta lihtsalt nii palju ja sind konkreetselt seda, kes tellis, on väga raske
üles leida. Üks huvitav fakt ka, nimelt Uber on Hongkongis täiesti olemas, aga tegutseb natuke sellisel hallil alal, mis tähendab seda, et neil ei ole sellist ametlikku litsentsi, mida nõuavad siis Hongkongi võimud ja seadused. Nii et selline piiri peal kompamine on see Uber. Hongkongis on taksod pehmelt öeldes kallis lõbu. Viimased uued taksoload anti välja 1994. aastal, mis tähendab, et nende arv on täpselt sama, mis 30 aastat tagasi. Kuigi linn on vahepeal plahvatuslikult kasvanud ja tulemus, üks taksoluba võib maksta kuni 7 miljonit eurot. Tere tulemast maailma ühte eksklusiivsemasse taksoturgu. Aga miks ikkagi taksosid nii vähe on? Lihtne. Valitsus piirab nende arvu, et vältida liikluskaost ja suunata inimesi metrood kasutama. Kui taksosid oleks rohkem, muutuks linn tipptundidel lihtsalt üheks metsikuks liiklusummikuks. See tegelikult tähendab seda, et Uberi juhid on siin eriti terava kontrolli ja pilgu all. Politsei aeg-ajalt korraldab selliseid reide. Ei ole isegi harvad juhused, kui mõni taksojuht või Uberi juht on arreteeritud. Ütleme, mina ütleks, et see tegemist on nagu mingisuguse spordialaga, sa kunagi ei tea, kas sa jõuad sihtkohta, enne kui politsei sind tabab ja hinnad tavataksodega on ka ikkagi tunduvalt kallimad kui muidu. Ja keskmine taksojuht teenib siin 15 000 Hongkongi dollarit kuus ja see teeb siis eurodes umbes 1500 eurot, nii et ütleme niiviisi, et sellise teenistuse eest sõidad ringi puhtalt kätte ja ei ole just iga päev 9-5 tööl, vaid 3 päeva tööl, 2 päeva vaba. Sellise graafikuga on ju tegelikult selline summa kuu eest päris okei. No mis sa Raivo arvad? Ja ma arvan küll, jah. Ma praegu ei oska kiiresti ümber arvutada, mis see eurodes tuleb, aga 1500 eurot? Kuule, siis on ju täitsa okei summa. Muidugi? Jah. Mis me vingume? Jah. Umbes 15-minutiline taksosõit annab aega aknast välja vaadata ja Hongkongi tänavaelu sisse ahmida. Ühel pool pilvelõhkujad, teisel pool turuletid, kus müüjad kärarikkalt kauplevad. Üleval vilguvad neoonreklaamid, alla ka sumisevad vanad trammid ja kuskil vahel pressib end läbi liikluse mõni vapper jalgrattur. Hongkong on nagu hiiglaslik sulatusahi, kus minevik ja tulevik eksisteerivad täiuslikus kaoses. Ja pärast üht täiesti tavalist ning seaduslikku taksosõitu jõuamegi linna südamesse. Rääkides piirkonnast, kus me oleme, on siis Hong Kong Central. See on siis selline koht, kus on väga palju kõrghooneid, luksuskaupu, shoppingut. Ehk siis see on selline Nobel piirkond kogu selle Hong Kongi peale kokku. Ja nagu näha, siis autosid on, signaalitatakse ja taamal on näha ka meeletult palju pilvelõhkujaid. Siia linna mahub siis ligi 8000 pilvelõhkujat, mis teeb näiteks New Yorgile korralikult silmad ette, sellepärast, et New Yorgis on 7500 pilvelõhkujat, aga siin Hong Kongis tervelt 8000. Tegelikult on siin ringi liikudes jäänud selline väga positiivne vibe. Kui ma vaatan ringi, inimesed on rõõmsad, sellist maskipoliitikat, mida me oleme võib-olla harinud lääne meedias lugema, et siin on ainult kõigil maskid ees, mingisugune räme kontroll, siis nii nagu ikka, pealtnäha alguses tuled uude riiki, siis tunne on väga hea ja senimaani ei ole pidanud mitte grammigi pettuma ja just hetk tagasi nägin, et ameteid on ikka igasuguseid. Kui ma olen käinud Vietnamis, näinud neid prügilükkajaid, kes on huvitavate selliste jalgratastega, aga võt siin oli küll tase järgmine, sellepärast, et mööda trammiteed oli siis selline leiutis, et mees lükkas suuri prügikotte ja nagu rongiratastel, rööbaste peal trammiteel lükkas seda ilusat, hästi sorteeritud prügikogust. Või Raivo, kuidas sulle tundus, et mis sa arvad? Ütleme jah, ametid nagu tõesti on siin jagub ikkagi seinast seina ja tuleb välja, et siin riigis tuleb kõik tööd vastu võtta, mis pakutakse. Just.
no siin ringi liikudes võib täiesti kindel olla, et Hong Kong on ikkagi tehnoloogia saavutuse mõttes tipptase. Kui me teame, et siin on olnud selline pandeemia, koroona ja bakteritega probleeme, ühiskasutatavad pinnad on tegelikult kõige suurem bakteripesa üldse. Aga kuidas siin on lahendatud see, et sa ei peaks puutuma näiteks prügikästi või avama seda oma käega, väga lihtne, sa viipad siia lihtsalt kaugelt käega, paned prügi sisse ja võt, kõnnid edasi. Väga hästi lahendatud. Olen teel Hong Kongi ühe ikoonilisema vaatamisväärsuse juurde, Skywheeli ehk vaateratta juurde. See on koht, kus avaneb kõige parem vaade sellele metropolile. Teel sinna jäi aga silma üks selline väga huvitav väljapanek. Me täna võime näha siin Hong Kongi linnapildis väga palju moodsaid, modernseid masinaid. Meil on Teslasid, meil on Lamborghinisid, Ferrarisid, kõiki. Aga siin on tegelikult näha siis natukene Hong Kongi transpordi ehk siis reisija transpordi ajalugu. Hong Kong on tuntud oma mitmekesise transpordisüsteemi poolest. Siin vuravad bussid, trammid ja praamid, aga üks huvitavamaid ja ajaloolisemaid liiklusvahendeid on kindlasti riksa. Hong Kongi ilmusid riksad 19. sajandi lõpus, kui Briti koloniaalvõim otsis siis uusi liikumisviise. Need käsitse veetavad ja kahe rattaga sõidukid muutusid tegelikult väga kiiresti populaarseks, sest nad olid esiteks taskukohased ja sobisid suurepäraselt Hong Kongi kitsastele ja käänulistele tänavatele. Loen veel sellist huvitavat asja, et näiteks 1924 oli siis kokku 3500 erinevat riksat siinsamas Hong Kongi linnapildis, kes vedasid inimesi ja nende riksadega töötas 10 000 erinevat sellist töötajad, kes igapäevaselt tegelesid reisijate veoga. Kuigi riksade kuldajastu on möödas, elavad need edasi kui mälestus Hong Kongi värvikast ajaloost. Tänapäeval võib mõne vana riksa leida turismipiirkondade nurkadest, meenutamas aegu, mil linn hingas hoopis teises tempos. Ja kus saab nautida linna kõige paremaid vaateid? Loomulikult vaaterattal, millel on 60 erinevat kabiini. Üks kabiin mahutab 8 inimest. Hetkel muidugi tundub, et siin nii palju turiste ei ole, nii et me peaksime saama täiesti enda privaatse kabiini, aga head vaated üle Hong Kongi tulevad siit. Skywheel on üks kohtadest, mida turistid armastavad ja kohalikud peaaegu ei märkagi. See asub sadama ääres ja pakub korralikku vaadet nii pilvelõhkujatele kui ka mägedele. Eriti kui ilm on selge ja õhusaaste ei uputa linna siluetti udu sisse. Liikumine on aeglane, ideaalne pildistamiseks või lihtsalt kaosest eemaldumiseks. Aga kas see on must-see vaatamisväärsus? No, selle uurime kohe ise järgi. Kui sa aga soovid selliseid ülelinna vaateid nautida, siis esmalt tuleb endale pilet hankida. Ja see ei ole ka nii, et lähen lihtsalt ostan pileti. Sellel on alati üks väike konks ja Hiinas on see konks, ütleme nii, et tehniline. Praktiliselt iga teine koht, kuhu sa lähed, sul on lihtsalt suur ekraan ja hakkad valima endale siis pileteid. Meie tahame minna hetkel siis Skywheeli peale, mis tähendab seda, et tegemist on Hong Kongi ühe ikoonilisema vaatamisväärsusega. 2 täiskasvanut, 40 Hong Kongi dollarit ja tänaseks päevaks book now. Aha, nii, näed, vaata kui lihtne, räägib ära mulle. Ja kõigest pool minutit hiljem ongi piletid ostetud. Lihtne ja kiire. Lihtsalt skännid QR-koodi ja maksad Apple Pay'ga. Makse tehtud. Näed, ongi all. Aitäh, kallis AI. Mida me küll ilma sinuta teeksime? Aga nüüd vaateid nautima. No tegelikult mul hakkab üha enam tunduma, et need hirmujutud, kus mulle öeldi, et oi, Hong Kong on nii kallis. Jah, tõesti, võib-olla on, kui sa kinnisvara tahad endale osta, see on tõesti kallis. Aga muidu igapäevatoimingud on ikka meeletult odavad. Võtame kas või selle sama vaateratta, mis on üks ikoonilisemaid siin Hong Kongis. Võrdluseks Tallinna T1 vaaterattaga, kus pilet on 10 eurot. Käisin just hiljuti lapsega seal üks tiir.
10 eurot. No andke andeks, aga siin me saime 2 inimest selle suure vaateratta peale 4 eurot. Millest me räägime? Kallis, jah? Kindlasti. No vaade siit ülevalt tegelikult on päris muljetavaldav, sa näed pilvelõhkujaid, linnale avaneb ilus siluett, sa näed kõike. No muidugi siis, kui ilm on selge ja selline pilvisus on põhimõtteliselt olematu. Samamoodi on näha Victoria sadamas kallid jahid, paadid, ehk siis tegelikult väga hea ülevaate saab siit Skywheelilt. No Raivo, mis sul siis tunded tulevad selle? Tunded on väga uhked, et ei saa nuriseda, vaade on hea. Ei saa öelda, et issand, kas kodumaa ongi nii kaunis? Kodumaast on asi kaugel, aga muidu on vaade on tegelikult päris äge ja ilm on ilus, mis häng veel tahab. Mida on inimesel vaja? Päike, suvi, soe ja vaateratas. Ja vaateratas. Tegelikult siit avaneb hea vaade ka IFC tornile number 2, millel on 88 korrust ja kõrgust on 415 meetrit. Nii et kui me võtame võrdluseks Dubai Burj Khalifa, kus on siis 820 natukene peale meetrit kõrguseks, siis siin pool sellest täiesti tavaline eluhoone, elukontorihoone, nii et väga-väga kõrge. Ettevaatust, ärme pead ära löö. Aga võib öelda, et on tehtud 3 ringi, 15 minutit. Noh, oli see raha väärt, kindlasti. Nägi ilusaid vaateid ja selliseid, mida muidu siit maapinnalt ei näe. Noh, selline sõit siin suure vaateratta peal sai, aga väga palju on olnud selline küsimus õhus, et kust on pärit King Kong? Kas tegu võib olla Hong Kongiga? Ei tea, aga näete, müsteerium on lahendatud. King Kong isiklikult. Ja mis on veel eriti lahe? Raha liigub. Ta on kuldhammad endale pannud. No võt sulle. Oi, kuum. Ai. Vaaterattele kulutatud raha, mina ütleks, et igati mõistlik investeering, aga üks atraktsioon on tegelikult siin Hongkongis veel ja vot, see on elamus omaette. Ja nagu räägivad legendid, siis sa ei ole Hongkongis ja Hiinas käinud, kui sa sõida Peak Trammiga. Mis on Peak Tram? Vot, sellest räägin teile kohe lähemalt. Järgmiseks sihiks on Peak Tram, Hongkongi vanim ja kuulsaim mägiraudtee, mis viib Victoria Peakile. Alates 1888. aastast on see olnud kiireim viis jõuda linna kõrgeima vaateplatvormini. Tänapäeval on see pigem elamus kui praktiline transpordiviis. Peak Tram oli tegelikult algselt mõeldud Briti ametnikele ja rikastele, aga ühel hetkel avati siis tegelikult see kõikidele linnakodanikele ja tänaseks päevaks on saanud sellest siis ütleme nii, et selle piirkonna üks kõige suurim turismimagnet. Oleme jõudnud Hongkongi kesklinnas Peak Trammi peatusse ja seda, et tegemist on populaarse kohaga, selles me kahtlegi, sellepärast et pileti järjekord, näete, siin on siis ticket holders ja ticketing, piletivõtjad ja see rivi, et üldse piletit endale saada. This way? Okei. Ühesõnaga näed, saadeti veel pikemasse rivisse, aga no oi. Aga tuleb tõdeda, kui tahad seda elamust kogeda, siis pead olema valmis tunglemiseks. Vaadake lihtsalt seda järjekorda ja rahvamassi. Ja pärast umbes 50-minutilist ootamist õnnestus ka meil lõpuks trammile pääseda. Tegelikult on see olukord päris naljakas, nagu oleks sattunud kuskile esimest korda lasteaeda ja kõik tahavad hullult pilti teha ja
me oleme siin natuke ette otsa sattunud filmima ja siis inimesed on tõrts pahased kõik. Käisivad, tule eest ära ja samas ise tõusevad püsti teistele ette, siuke korralik lasteaed, et samas arusaadav ka, et pilet on kallis ja kõik tahavad näha seda imelist sõitu. Tramm liigub läbi Viie jaama, ronides 27-kraadise nurga all üles. Nii järsku, et tundub nagu kogu linn vajuks su aknast sisse. Pilvelõhkujad muutuvad aina väiksemaks ja taamal hakkab avanema Hongkongi siluett. Kuigi sõit kestab vaid paar minutit, on see täpselt paras aeg, et näha, kuidas maailma tihedaim linnavaade su silme ees täielikult muutub. Kui keegi on kunagi käinud Tartus Tagurpidi majas, siis siin trammis on täpselt sama tunne. Sõidame otse üles, aga täiesti kaldu ja väga-väga siuke peapöörleva panev tunne on siin. Ja nüüd on siis siuke korralik mõnus laskumine teises suunas. Mõtleks, et see nurk on nii suur, et kui ma siin nagu käsi hoian, siis lihtsalt ma tunnen nagu mingisugune 20 kilogrammine sangpommo. Ja käed selja taha viia. Ja mõelda vaid, et kunagi oligi selline kõige esimene transpordivahend siin Hongkongis, kus tramm vedas inimesi ja nüüd lähme jälle Mäkke ja nagu kaamerapildis ka näha on, siis kimbal hakkab minema viltu sellepärast, et balansseerimine kaob ära ja ma olen siin juba pool kaldu. Vau, kus on Mait? Ja tuleb tagasi jälle. Ma ei tea, ma kokkuvõtvalt selle trammi sõidu kohta ütleksin, et liigselt ülerahvastatud kräpp pigem. Ja nüüd ei jäägi tegelikult muud üle, kui võtta suund vaateplatvormile, kus avaneb kõige legendaarsem vaade Hongkongi linnale. Siin Sky terrassil 428 on vaatamist küll ja küll, kuigi selle Hongkongi kõige kõrgem tipp, siis vähemalt võib öelda seda, et see on üks kõrgemaid vaateplatvorme, kust saab nautida imelisi vaateid. Siin all on veel terve ports erinevaid kohvikuid, restorane, meelelahutust, no lihtsalt you name it ja kõik on olemas. Aga praegu naudime ilusaid vaateid, sellepärast päike hakkab kohe loojuma. Selline see esimene päev siin Hongkongi linnas sai. Päikeseprillid võib eest võtta, sellepärast et nagu näha, siis päike on juba mäe taga mõnusalt looja läinud. Meie paneme tänaseks pillid kotti, aga homme jätkame juba uue hoo ja veel vingemate lugudega, nii et peace out! Üllatusteks valmis. Coolbet.